Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Aliniga. Ja olge väga teretulnud piibellinna Tori, linna, mille asutasid kaananlased üle 4000 aasta tagasi. Kindlustatud linna, mis tundus olevat võitmatu. See suutis isegi vastu seista Joosua ja Iisraeli 12 hõimu vallutusele. Siin toodeti midagi, mis oli palju väärtuslikum kui kuld. See linn oli nii tähtis, et roomlased nimetasid seda pühaks Toriks, merede kuningannaks. Avastame selle muljet avaldava piiblilinna ja uurime, mis põhjustas selle näiliselt hävimatu linna hukku. Kui olete valmis, siis alustame. Kaananlased rajasid Tori linna sadamalinnana, kuid samas ka kindlustatud linnana. Ja seetõttu peeti seda iidsetel aegadel läbimatuks linnaks. Vaadake Iisraeli rahva näidet. Kui Joosua juhatas rahvast 12 suguharu tõotatud maale, oli neil ülimalt raske ülesanne vallutada kõik tõotatud maalinnad ja nad vallutasid linna järel. Kuid kui nad jõuavad Tori linna, ei suuda nad seda tegelikult vallutada ega endale võtta. Jah, Joosua suudab küll võita kuningate liidu, kuhu kuulus ka Tori kuningas, kuid isegi kui ta võidab kuninga väljaspool linna, ei suuda nad linna vallutada. Ja seetõttu jäi Tor sajanditeks teiste rahvaste kätte. Kõigepealt kaananlased, siis mererahvad, foiniiklased, see tähendab, et linn läks käest kätte. Ja alles kuningas Saalomoni ajal liidetakse see Iisraeli kuningriigiga. Kuningas Saalomon vallutab lõpuks linna ja paneb siia valitsema mehe nimega Ben-Abinadav. Ben-Abinadav oli abielus Tafatiga, kes oli kuningas Saalomoni üks tütardest. Nii et sõna otseses mõttes elas üks Iisraeli printsessidest siin. Ja ta ei olnud lihtsalt mingi printsess. Tafat oli eriti tähtis, seda enam, et me teame tema nime. Kõigist kuningas Saalomoni tütardest teame me ainult 2 nime, Tafat ja Basemat. Ja just need 2 abiellusid kuberneritega, kelle kuningas Saalomon ise valis. Nad pandi poliitilistesse abielludesse ja me teame, et see oli osa kuningas Saalomoni avalikust poliitikast. Ka tema enda Saalomoni või heebrea keeles Shlomo nimi tuleb sõna shalom tüvest, mis tähendab rahu. Ta otsis oma ajal rahu, mõnikord rahu iga hinna eest. Ja sellepärast sõlmis ta ka ise palju poliitilisi abiellusid. Meenutame ka, et piibel räägib, kuidas ta abiellus Vaarao tütrega, Iisraeli ajaloolise vaenlasega, et tuua Iisrael Egiptusele lähemale. Seetõttu oli tal ka tohutul hulgal naisi ja liignaise. Ja ta jätkas ka seda avalikku poliitikat oma tütre, printsess Tafati Doriga. Isegi oma vallutamatu mainega vallutame me nüüd koos Tori linna. Tulge minuga! Kas ma näitan teile veel midagi, kui me jõuame siia? Ükskõik millisesse piirkonda. Vaadake, siin on üks avatud ala. Me näeme siin sadu keraamikatükke. Vaadake seda siin. Me näeme siin keraamikat.
Need on vanad keraamikad inimesed, need on tõenäoliselt 2–4000 aasta vanused. Ja kõik see ootab arheoloogide saabumist, nii et viime selle siia tagasi kohale. Ja see on tõesti ilus, vaadake kui imeline, iga killuke, mille me leiame. See siin. Kõik need tükid kokku pannes saame selle linna ajaloo uuesti kokku panna. Ma olen elanud siin Iisraelis peaaegu 20 aastat ja olen selle maa iluga üsna harjunud. Aga pean teile ütlema, et Tor on mind tõesti üllatanud. See koht on uskumatu, ma tahan teile lihtsalt natuke näidata sellest, mida ma näen. Ühest küljest näeme Vahemerd, võimsat ja läbipaistvate vetega. Siin minu teisel pool, vaadake koos minuga, kogu mägi, kogu tõus ja see kõik on õites. See muidugi meenutab meile Jesaja prohvetlust, mis ütleb, kõrb hakkab taas õitsema. Me peame meeles pidama, et üle 60% Iisraelist on kõrb ja et suur osa piirkondadest, mis tänapäeval õitsevad, olid varem lihtsalt kõrb. Näha seda paika sellisel kujul ja teada, et see pole istutatud, on tõesti uskumatu. Ja taustal muidugi näeme juba arheoloogiat, mis ongi meie sihtkoht. Aga lähme ja samal ajal, kui me sinna liigume, naudime tõeliselt kogu seda vaadet, kogu seda looduslikku ilu, mida Tori ja Iisraeli loodus pakub. Pärast Saalomoni aega läks see linn läbi paljude rahvaste käest. Assüürlaste, babüloonlaste, pärslaste, kreeklaste ja roomlaste. Ja iga rahvas jättis siia oma jälje. Selles linnas on hiiglaslikke ehitisi, kuid enamik neist on siin nende küngaste all mattunud. Küsimus on, kus Toril oli nii palju raha? Kuidas oli selles linnas nii suur majanduslik õitseng? Avastame nüüd Tori rahalise saladuse. Lähme nüüd mäest alla tagasi Vahemere poole ja nende varemete juurde, mis peidavad endas rikkuse saladusi. Me seisame ühe vana tehase ees ja see tehas tootis praktiliselt kogu rikkuse, kogu raha, kogu piibliaegsele Tori linnale. Aga mida siin toodeti, mis oli nii väärtuslik, et maksis 3 korda rohkem kui kuld? See on purpurivabrik, jah, värvivabrik, mis tänapäeval võib tunduda mõnikord nii tavaline. See oli üks antiikaja kõige kallimaid tooteid. Purpurvärvi oli nii raske ja kallis toota, et seda valmistati väga väikestes kogustes ning kasutati ainult parimates antiikaja toodetes. Seda kasutati näiteks kuningliku perekonna riietes ja esemetel, mida kasutati Jumala kummardamiseks. Isegi mõned tabernaakli esemed olid valmistatud purpurvärvi kasutades. Seal oli kulda, hõbedat, parimaid materjale, akaatsiapuitu ja ka purpurvärvi kasutati seal. Tori rikkus on tegelikult midagi, mis tänapäeval võib tunduda lihtne. Aga tol ajal inimesed võitlesid ja isegi tapsid, et saada natukenegi sellest värvist. Ja nüüd lähme koos purpurivabrikut avastama. Tulge minuga! Me näeme, et selles piirkonnas on veel osa seinast alles. Me näeme osa sellest suurest kompleksist. Aga kui me edasi kõnnime, näeme, et enamik hoonetest on lihtsalt kadunud.
ja see on tingitud selle asukohast. Vaadake, meri on kohe siin ja tuhandete aastate jooksul on lained löönud ja löönud ikka ja jälle. See põhjustabki tavaliselt selle, et arheoloogilised leiukohad, mis asuvad merele väga lähedal, on esimesed, mis varemeteks muutuvad. Aga isegi pärast tuhandeid aastaid ja merelaineid näeme me selgelt selle tehase jäänuseid. Aga miks ehitati see nii väärtuslik tehas just mere äärde? Ja põhjuseks oli materjal, millest värvi toodeti. Purpurvärvi valmistati molluskidest, meremolluskidest nimega muureks. Ja need molluskid elavad meres kiviste alade lähedal, mis on täpselt see, mis meil siin loomulikult olemas on. Nii et see on väga sobiv keskkond molluskite kasvatamiseks. Aga teine põhjus, miks just siin teha, on veidi vähem meeldiv. Sest vähesed purpurivabrikud, mis olid vanas maailmas, pidid alati asuma mere ääres, kuid samas ka linnast eemal. Sest selle tootmise lõhn oli selline, mida juba antiikaja inimesed kirjeldasid kui peaaegu talumatut. Nii et me olemegi mere ääres, kuid siiski veidi Torri linna keskusest eemal ja nüüd läheme koos päriselt mere äärde. Pange tähele, kui palju karpe, teokarpe ja tigusid siin tee peal on. Nii et see siin ei ole vana, see kõik on kaasaegne, kuid me näeme, et see on sobiv ala molluskitele ja erinevatele liikidele. Vaadake ka seda siin. Nii et me näeme selgelt, et see väikeste basseinide süsteem töötab isegi tänapäeval ilma hoolduseta. Ma ei tea, kas sellel kellaajal ja kõrge veega on võimalik näha, aga kogu see ala siin meie taga on nagu suur bassein. Seal oli peamine mureks teoliste kasvatuspaik siin Toris. Ja nad korjasid siit tohutul hulgal neid teolisi vabriku jaoks, purustasid nende kojad ja võtsid välja ühe nääre. Ja see nääre siis kääridati ja seejärel pandi päikese kätte ning kui protsess tehti õigesti, tekkis värv, mis võis olla kas sinine, lilla või purpurpunane. Ja oli vaja tuhandeid molluskeid, et toota väikest kogust tinti ja sellepärast oligi see nii väärtuslik. Töö ja kogu vajaliku infrastruktuuri tõttu, mis oli selle tootmiseks vajalik. Nii et tol ajal tegelikult olid Tori molluskid vanasti palju väärtuslikumad kui kuld. Ja kas öelda, et purpur, piibellikargaman, oli väärtuslikum kui kuld, pole mitte liialdus. Kas meil on selle kohta ajaloolisi tõendeid? Näiteks kui Rooma keiser Diocletianus kirjutas oma ametlikus ediktis, et üks nael purpurit maksis umbes 3 naela kulda. Muidugi hind muutus läbi kogu antiikaja, kuid purpur oli alati eksklusiivne toode ainult rikastele, kuningakodadele ja iidsetele templitele. Ja võib-olla võime ette kujutada ka Tafatit ennast, Saalomoni tütart, Tori printsessi, kandmas purpurvärvi rõivaid, kui ta siin linnas ringi kõndis. On raske videol näidata, kui ilus see koht tegelikult on. Tundub, nagu oleksime tõesti maa peal paradiisis.
Ja veel üks asi, mis mulle siin kõndides silma jääb, ma ei tea, kas te kuulete, siin on terve ala, kus kogu põrand on tehtud karpidest. Vaadake seda siin. Ja jälle see on seotud kivimoodustistega ja seetõttu said juba iidse tori elanikud aru, et just siin oleks ideaalne koht oma purpurivabriku jaoks. Kui roomlased vallutasid Tori linna, laiendasid nad seda veelgi. Enamik ehitistest, mida me praegu näeme, pärinevad Rooma ajastust. Ja täpsemalt öeldes oli see kolossaalne hoone paganlik tempel. Kuigi Tor on piibellik linn, oli see suurem osa oma ajaloost siiski jumalateenistuse linn. Paganlik jumalateenistus ja ebajumala kummardamine. Ja Tor oli roomlaste jaoks nii tähtis linn, et nad andsid sellele linnale erilise juriidilise staatuse. See oli justku autonoomne linn, Rooma linnriik. Ja see oli nii tähtis, et tal oli õigus vermida omaenda münte. Selle koha arheoloogilistel väljakaevamistel, mida pole eriti palju tehtud, leiti siit üle 50 Tori mündi. Ja nendele oli kirjutatud Püha Tor, merede kuninganna. Sest ta on püha, sest nende jaoks oli siin sõna otseses mõttes nende kummardatavate kujude ebajumala kummardamine. Kujutage siis ette siin hiiglaslikku templit, mis ulatus taevani ja samuti merede kuningannat. Sest selles linnas polnud mitte üks, vaid lausa 3 sadamat. Nii et siin oli üks sisse- ja väljapääsu väravatest kogu Iisraeli maale läbi ajaloo. Ja seetõttu, kes valitses Tori üle, valitses suure osa merenduskaubandusest. Tori elanikkond kasvas Rooma perioodil nii palju, et nad ehitasid linnale uue veevarustussüsteemi. Hiiglaslik 12-kilomeetrine akvedukt. Linn Rooma perioodil kasvas ja õitses. Mis siis selle linnaga juhtus? Miks on tänapäeval alles vaid varemed? Tori ei hävitanud ei sõda ega maavärinad, nagu enamik Iisraeli iidseid linnu, mis on varemetes. Mis on see saladus, mis põhjustas selle linna lõpu? See polnud mingi pandeemia ega loodusõnnetus. Selle linna lõpu põhjustas üks avalik ehitusprojekt. Jah, las ma selgitan teile. Mitte väga kaugel siit, lõunas, asub teine Rooma linn, Caesarea Maritima linn, samuti mereäärne linn. Seal oli väike kalasadam, kuid miski ei suutnud siin Toriga konkureerida. Aga kõik muutub kuningas Herodes suure ajal. Tema muudab Caesarea suureks linnaks ja sinna ehitab ta hiiglasliku sadama. Sadama, mis on palju suurem ja sügavam kui Tor. Ja seetõttu, kui Vahemere kaudu liikuvad laevad vajasid siin peatust, eelistasid nad kõik Kaisariat. Tegelikult hakkas osa inimestest, kes siin merendusega tegelesid, kolima Kaisariasse. Tor ei kadunud mingi tragöödia tõttu, vaid sellepärast, et linn lihtsalt kaotas oma suure merelise tähtsuse. See juhtus Caesarea sadama tõttu. Elanikud hakkasid linna tasapisi hülgama. Ja ka teisi purpurivabrikuid hakati rajama teistesse kohtadesse, eriti rohkem põhja poole. Ja ilma purpuri ainõiguseta ning ka ilma selle suure sadama ainõiguseta kaotab linn oma majandusliku tähtsuse. Ja lihtsalt linn jäetakse maha ja see jääb varemetesse.
see suur linn lõppes lihtsalt unustusse vajumisega. Nii et see suur linn, mis ulatus taevani ja tundus võitmatu ning hävitamatu, kadus lihtsalt ajaloost. Ja ainult varemed jäid siia, et me saaksime tagasi tulla ja rääkida Tori kunagisest hiilgusest. Loodan, et teile meeldis tänane video. Kui meeldis, ärge unustage panna laiki ja kohtume järgmisel nädalal.